Tere tulemast, mina olen Triinu Sirge, olen ettevõtja olnud 17 aastat ja täna te kuulate Mystify podcasti ja minu tänane külaline Mystify podcastis on Pille Mutli. Tere, Pille! Nii, ma tean, et tegelikult sina oled ka ettevõtja ja sa oled olnud väga-väga pikka aega seda. Kas sa mäletad, mitu aastat on? Äkki, ma ei tea, kas 2002 või 2003. Ja kas sa alustasid Oriflame'ist või oli sul enne midagi muud? Ei olnud, sealt alustasin. Sealt alustasid? Ja 2002, siis kusjuures ma mäletan meie esimest kohtumist, sina tõenäoliselt võib-olla ei mäletagi seda, aga see võiski olla kas 2004 äkki, kui sa kutsusid mind mingit teed pidi siis Oriflame'iga liituma ja sellel hetkel ma liitusin. Ma mäletan, ma olin 18 aastane, ma käisin 11. või 12. klassis. No vot, kui pikka ajalugu meil on. Jah, et ma täitsa mäletan seda, et oli üks äge särav Pille, kes rääkis Oriflame'i kosmeetikast ja mind nagu iluteemad väga kõnetavad ja siis ma olin müüdud ja kuigi väga võimalusi ei olnud, aga ma selle liitumise ikkagi tegin ja natuke nagu seda äri ka justkui ajasin, aga minu tee ei ole see ikkagi selline otse müük või see müük ei ole olnud minu teema ja mul kuidagi see ei õnnestu ja siis nii ta ka läks, et sain sealt omad kogemused isegi kätte. Ja ma arvan, et see otsemüük, ükskõik mida sa otsemüügis, mis su toode on, ma arvan, et see on ülihea kasvulava isiksusena. No, sellepärast, et sind pannakse kogu aeg situatsioonidesse, kus sa ei ole varem olnud ja sa kohtud kogu aeg inimestega, kellega sa muidu ju üldse ei kohtuks. Ja. Nii et selles mõttes see on väga suur õppimise koht ja need inimesed, kes siis nii-öelda nagu võrgutavad heas mõttes, et nendel on väga huvitav elu ja väga palju ju sõltub ka sellest, missugust firmat sa võrgutad, eks ju, ehk et sa ei saa võrgutada midagi sellist, mis sind ennast ei huvita ja ma pean ütlema, et kui mina Oriflame'i sattusin, siis ma ei teadnud kosmeetikast mitte midagi. Et ma küll päris kalossidega maal ei käinud, aga ma tõesti näohooldusest ja sellest poolest ei teadnud midagi. Ja ma arvan, et kui ma ei oleks seda 35 aastaselt ära õppinud, siis ma täna ei näeks ka nii ja välja. Eks, et selles mõttes mitte kogemata ei tulnud see minu ellu ja ma olen väga tänulik sellele teekonnale ja kõikidele nendele inimestele, tohutult paljudele inimestega, kellega ma kohtunud olen, et suur tänu kõigile, kes on minuga Oriflame'i liinis kunagi kokku puutunud ja kui ma täna olen võib-olla natukene teise suunda liikunud, siis osad inimesed tulevad ikkagi kaasa. Ja eks see ongi loomulik kasv, et me seda ühte asja ei jõuagi võib-olla terve elu teha, et me mingil hetkel väsime, me ise muutume, me kasvame ja kasvamegi nagu asjadest edasi, et need vanad asjad võivad jääda meiega, nagu ma tean, et Oriflame on täna ka ikka sinuga ju. Ja no ma näpu pesen ja hambaid pesen ja kreemi ka panen, et selles mõttes on jätkuvalt jah, aga täna ma tõesti enam gruppi selles mõttes eest ei vea, et selle ma andsin edasi ja nüüd on siis teised väljakutsed ja teised teemad. Nii, aga räägime nüüd nendest teistest teemadest, et tegelikult need on veel põnevamad. Ja, on väga põnevad ja täna ma siis tegelen ikka jätkuvalt inimestega, aga ma tegelen võib-olla rohkem sisemaailmaga ja välise selle kuvandi jätan siis igal ühel endale nii-öelda nagu avastada ja eksperimenteerida. Aga ma olen liikunud sinna suunda, et ma loen inimesi väga oma moodi. Nii nagu me kõik, eks ju, keegi ei saa ju kellegi teise moodi lugeda. Igaüks loeb oma moodi ja mul on siis sellised nähtamatud koostööpartnerid, abistajad,
kellega siis koos me teemegi igasuguseid tervendusi ja energeetilisi puhastusi ja selliseid teemasid, et see on tõesti väga-väga huvitav, aga nagu ikka kõik teed saavad alguse ju iseendast. Et siis, kui sa oled selg vastu seina ja minu see lugu, ma tegelikult, mul see lugu kogu aeg muutub. Et see muutub, kuidas sa siis jõudsid selleni või et leiad nagu erinevaid nurki? See mina muutub. See mina. See mina muutub selliselt, et ma täna väga ei samasta enam ennast selle minana, kes ma olin siis, kui mul jalgu ei olnud. Et see on juba jäänud nii kaugele aga see sundis mind hakkama vaatama, et miks mul ei ole jalgu all ja miks ma ei saa voodist püsti ja miks ma rooman mööda põrandaid ja miks ma liigun ainult valuvaigistitega, et see oli see koht, kus ma pidin ikka väga sügavale enda sisse vaatama ja hakkama lihtsalt kõike soga välja viskama ja see on nii huvitav, kuidas täna tuleb seda uksest ja aknast, on ju, et sa ise lood oma elu ja kõik ja no ma ikka päris pikki aastaid mõtlesin, et mille pärast ma siis olen endale sellise koguse valu loonud. Et sa ei tunnista ju tegelikult endale seda, eks, et see ise tehtud, hästi tehtud. Jah, võt selle koha pealt küll ise tehtud, hästi tehtud. Ja, et oli päris valus, see oli füüsiliselt valus see nägemine, et kuidas ma seda seljavalu kasutasin, kuidas ma sellega manipuleerisin ja kuidas ma seda kasvatasin. Ja kui ma sellest aru sain, siis ma täna vaatan kõiki inimesi, kellel on mingid probleemid täiesti teistsuguse pilguga, ma otsin seda kasutegurit. Et miks see haigus on sulle kasulik. Ja kui selle üles leiad, siis on juba pool teed käidud. Ja, nii et küsige endalt, miks see haigus on mulle kasulik ja siis, kui sa selle vastuseni jõuad, siis oled sa juba peaaegu haigusest üle saanud. Ja esimene vastus on see, mis mõttes kasulik, lull oled või? Et kasulik ei saa ju olla, et näed, kuidas ma siin hädas olen, kannatan ja kõik on halvasti. Ja, aga mina väga palju pugesin oma selja taha, õigemini selle taha, et mul seda ei olnud, seda püsti püsimise võimet. Ja eks ta siis niimoodi tasapisi kasvas, et oli tähelepanu saamise koht, oli nii-öelda nagu haletsuse saamise koht, kõik see pool, mida siis väike mina seal sees puudust tundis, eks, et sellest hetkest, kui ma seda looma hakkasin, nii et see oli päris huvitav protsess, kus ma tõesti sõna otseses mõttes karjusin selle asja välja enda seest. Nii et ja sealt, ma ei taha nüüd öelda, et sealt sai see alguse, aga eks seda iseendasse vaatamist on olnud ju mul ikka juba mitukümmend aastat. Aga see teadlik tervendamine sai võib-olla sellest hetkest alguse ja teadlik õppimine sai sealt alguse. Ja ma toon korra siia selle, et kui inimene, kes vaatab ja näeb sind esimest korda, siis sa sattusid voodisse, sul ei olnud jalgu all enam selles mõttes, mis see alguse koht oli, et... No see alguse koht on mul tegelikult lapsepõlves, kus ma olin väga, ma ütleks ikkagi depressiivne laps. Et ma olen olnud selles enesehaletsuses ikka väga pikalt ja ma olen seda väga hästi peitnud, aga see sisemaailm, mis mul oli ikka üsna must. Ja sellest välja tulek on olnud väga pikk protsess, no ma ei taha nüüd öelda, et ma sellega päris 1-0 olen tänaseks teinud, aga ma arvan, et 90% teemast on ikkagi juba nagu ära õpitud. Et mingi sutsakas on kindlasti veel jäänud ja eks neid peegeldusi elu juhtumite näol tuleb ikkagi, kus seda eneseväärtust ja seda eneseusku ja seda enesekindlust tuleb nagu, ma ei taha öelda nüüd, et tõestada, aga võib-olla enesest jälle otsida ja enda seest leida, eks. Millised on need meetodid, millega sa hakkasid siis ennast tervendama, hakkasid enda sisse vaatama, et millest see
mida kõike sa oled siis katsetanud, proovinud, millest on sulle abi olnud ja kuidas sa oled liikunud edasi? Ma olen katsetanud väga paljusid erinevaid asju ja ei ole minu jaoks täna olemas sellist asja, et võt see meetod 100% töötab. Ehk et ikkagi kõikidel kujuneb mingisugune oma lemmikud ja me kombineerime neid. Ehk et ma ei ole nagu seda meelt, et ma nüüd õpin mingi tehnika ja siis ma kasutan ainult seda tehnikat. Ja. Et ma isegi ei tea nende nimesid, sest neid tehnikaid on tuhandeid, eks väga palju. Ja kes koputab, kes NPA-tab, kes hingab, kes teeb konstellatsioone, mida iganes. Mida iganes. Et ma olen ka, ma ei ole õppinud konstellatsiooni, aga me oleme väga palju huvitavaid asju teinud läbi konstellatsiooni. Ja see väli selles mõttes ju räägib iseenesest, aga mina, kui ma inimesega tööd teen, siis ma hästi palju haigutan. Ja ma läbi haigutuste saan aru, et kus maal ta oma protsessidega on, et kui minul see haigutusi oleks keegi mulle öelnud, et neid on vähemalt 10 erinevat sorti, siis ma oleks jälle hakanud. Vot seda ma ei tea, sest minul on sama, et kui ma energiatööd teen, siis tuleb ka see haigutamine peale. Aga minul need haigutused on nagu hästi erinevad ja siis ma mõtlesin alguses, et mis mõttes, et haigutad ja ega kui ma ise teen podcaste või siis käin kuskil, siis ma ka poole pealt juba hakkan haigutama, siis mitte sellepärast, et nagu hullud igav on. Et kui täna Pilla haigutab, siis ärge arvake, ei ole igav meil. Ja, et see on ikkagi nagu pigem see pool, et mingid asjad hakkavad liikuma, mingid asjad hakkavad vabanema ja siis need haigutused tulevad. Ja minule tuleb lihtsalt teadmine, et proovi seda. Eks, et ja ma nokin inimese jutust välja need asjad, mis tal oleks muutmist väärt. Ja selle koha pealt, ega mina ei tee ju midagi, inimene ise teeb. Et lihtsalt mina loon selle ruumi, kus tal on võib-olla lihtsam ja turvalisem ennast avada, sest ma ei usu sellesse, et ma lähen kellegi juurde ja keegi teeb mind terveks, kui ma ise ei ole valmis tervenema. Ja, et väga paljud loodavad selle peale, et tule tee mind terveks või et ma saan seal terveks, kui ma lähen sinna või tänna. Ja, Eestis on väga palju väga ägedaid tegijaid. Ma arvan, et kuskil maailmas ei ole nii palju ühe elaniku kohta, kui meil siin on igasuguseid ägedaid nägijaid ja tunnetajaid. Aga igaüks võiks leida selle, kes talle sobib. Et kelle stiil sobib, kelle jutt sobib, kelle hääletoon sobib, on ju, et sest neid meetodeid, mida tehakse, on tõesti nii tohutult palju ja ei saa öelda, et see meetod töötab ja see ei tööta. Sest ongi igale võib sobida see oma. Et mina olen ka väga palju erinevaid meetodeid katsetanud, kasutanud, õppinud ka kindlasti ise neid praktiseerima, et see ongi, et ma ei jää kunagi nagu ühte meetodisse kinni, vaid ma võtangi sealt selle osa, mis on nagu mulle sel hetkel vajalik. Või mis sulle paremini sobib. Või mis mulle sealt meeldib või sobib ja siis nii ma kombineerin neid erinevaid ja see ongi kõik individuaalne, kellele mis antud ajahetkel sobib. Ja tegelikult on ka nii, et erinevate inimestega me kasutame ju erinevaid tehnikaid. Sest mõni inimene on valmis kiiremaks muutuseks, teine inimene ei ole. Ja siis sa ei saa teda nii-öelda nagu sundida kiiremasse muutusesse, sest ta ei saa pärast endaga hakkama, sest sa oled täiesti teistsugune inimene. Ja see on väga huvitav, et kui ikkagi inimesed tulevad mul mõnele selle päevasele koolitusele või siis eraseansile, siis ma pärast ütlen alati, et sa oled tegelikult nüüd täiesti teistsugune, et ega ma ei tea, milline ja sa ise ka ei tea, milline, et lihtsalt vaata, et kuidas sa nüüd käitud või kuidas sa sellest või teisest asjast, et võib juhtuda, et ma ei tea, sõltub ju teemast, millega sa tuled, eks ju, et näiteks kui sa tuled mingisuguse sellega teemaga, et ei saa käsi kommidest eemal hoida, siis võib juhtuda, et pärast seanssi sa üldse enam kommi ei taha.
see võib juhtuda, on ju, et no siis sorry, ise tahtsid, on ju. No ega see on kõigile parem, kui vähem komme sööme. No jah, aga selles mõttes, et see tähendab seda, et sul muutus toimub nagu identiteedi tasandil. Raku tasandil, keha tasandil ja see on teistsugune muutus kui see, et siin töötab. Ja miks ma soovitan alati siis oma teadliku meele ja alateadliku meele kokku panna, siis sellepärast, et kui me alateadlikult teeme mingeid asju 95% ajast, eks, siis selle 5%-ga on väga keeruline ehk tahtejõu kasutamine on väga lühiajaline. Osadel inimestel see töötab, kellel on nagu kõva enesedistsipliin, on ju. Et ma nüüd otsustan, nii on ja ma viskan päeva pealt välja oma elust neid ja need asjad, on ju. Aga sellistel pehmematel nagu mina need asjad üldse ei tööta, et minu tahtejõuga ei ole nagu üldse mitte midagi. Minul on ka väga keeruline. Ma vaatasin su Human Designi kaarti ja sul on avatud süda, mis tähendabki seda, et tahtejõud on kaootiline või muutuv. Mul on täpselt samamoodi avatud süda ja väga raske on distsipliini pealt nagu sundida ennast teatud asju tegema, sest tegelikult meie puhul see ei tööta nii, aga kuidas sa seda tahtejõu või siis, kuidas siis asjad ära tehtud saad? Ma küsin nii. No ma panen nad ikkagi täna mul on selline arusaamine, et asjad sünnivad 2 korda. Nii. Kõigepealt nad sünnivad energeetiliselt ja siis nad sünnivad füüsiliselt. Ja inimesed, kes ei oska energeetiliselt asju luua, teevad ainult füüsiliselt asju ja siis need kas õnnestuvad või ei õnnestu, sõltuvad sellest, kui palju nad panustavad. Mina küpsetan asjad enne valmis energeetiliselt ja siis luban asjadel juhtuda. Et mulle tundub, et niipidi on nagu lihtsam ja toredam. Väga hea, see on väga praktiline nõuanne, et sa lood enne selle energia valmis ja siis tegelikult need asjad sul ka füüsilises reaalsuses nagu juhtuvad ja sa ei pea nende nimel kuidagi pingutama ega neid taga ajama tegelikult, et nad tulevadki sinuni siis ise, et sa ise muutud ju siis magnetiks, kuhu nad saavad siis kinnituda. Just, et see energia, mille ma loon ka oma koostööpartneritele, et nendele elus need asjad, mis meil teemaks tõusetuvad, need lihtsalt kuidagi kas lahenevad või hakkavad juhtuma või seepärast, et panen nad siia tuleviku ajajoonele, on ju, kuidagi ja siis sealt nad hakkavad järjest tulema. Ja see on väga kummaline, kuidas need asjad täna töötavad, seletada on seda väga raske, on ju, aga see energia pool ikkagi väga-väga hästi toimib ja oluliselt lihtsam on niipidi elada, kui sa lood enne asja valmis sellisel kujul, nagu ta sulle sobib. Ja siis vaatad, et okei, nii läkski. Ja, aga lähme korra tagasi, et see tuleviku ajajoon, et kui nüüd keegi kuulab ja mõtleb, et kuidas tema nüüd saaks sinna tuleviku ajajoonele panna seda järgmist enda eesmärki, ütleme, et ma soovin, et tahan kaalust alla võtta nii ja nüüd, kuidas ma siis panen tuleviku ajajoonele näiteks mingisuguse kuupäeva siis, et ma nüüd sellel kuupäeval olen 5 kilo kergem. Või kuidas see siis nagu protsessiliselt võiks välja näha? See on hea teema, sellepärast, et neid naisi, ma ei tea, kuidas meestel on. Ma arvan, et meestel on see teema natukene leebem. Et naistel on ta nagu eriti hull. Ja ma just mõtlesin siin üks päev selle üle, et parematel aegadel, kui ei olnud neid Photoshoppe ja kõiki botoxeid ja sind ei õmmeldud ja traageldatud peenemaks ja naha alt rasva ei imetud ja kõik, 1000 variandid on, kuidas kõhnemaks saada, siis oli ilus, oli selline loomulik naine. Täpselt selline, nagu ta oli. Ja ilu mõiste oli väga lai ja meil olid mingid konkreetsed iluikoonid, eks ju, Marilyn Monroe ja Elizabeth Taylor ja siis siin, eks ju, kuulsaid näitlejaid. Aga siis ühel hetkel, kui need pärbid tulid, on ju, siis hakkas kuidagi see ilu muutuma.
ilu läks väga Barbi sarnaseks. Ja ilu läks selliseks, et keskkohta väga ei olnud, eks, ja siin oli nagu palju ja siin oli nagu vähe ja siis tuli jälle rohkem. Ja see tingis seda, et me naistena enam ei tundnud ennast ilusana. Sest hakkasime võrdlema. Ja kui sa saad aru sellest, et sa kogu aeg võrdled ennast kellegagi, kellel on, sa ei saa võrrelda rohelist õuna ja punast kuubikut. Ei ole võimalik võrrelda, sest nad on totaalselt erinevad. Me ei saa olla mitte kellegi moodi ja kuniks me ei hakka ise endas seda ilu nägema, senikaua me ei ole mitte kunagi rahul oma kehaga. Ja esimene samm saledamaks saamisel on see, et sa oled rahul sellega, milline sa täna oled. Ja sa võid olla 100-kilone ka ja olla endaga jumalast rahul. Ja sa võid olla 50-kilone ja olla täiesti rahulolematu. Minul on kaaluga väga hästi läinud, sellepärast, et ma olen kogu aeg teadnud. Ma ei tea, kust mul see teadmine on tulnud, aga ma olen kogu aeg teadnud, et ma olen ühes kaalus. Ja oled olnud siis ühes kaalus? No ütleme nii, et enam-vähem jah. Korra elus ma olen käinud üle 70 kilo, okei, ma jätan rasedused välja. Jah, seda ka. Ja, et ma rasedused jätan välja, aga huvitav oli see, et ma mäletan seda mõtet, et kui ma teadsin, et ma esimest korda rasedaks jäin, et ma mäletan seda mõtet, et ma tegin oma kehaga kokkuleppe, ja ma tegin lapsega kokkuleppe, et teeme nii, et sa ei riku mu keha ära. Ma mäletan seda mõtet, ma ei tea, kust see mõte tuli, aga ma mäletan seda mõtet ja ma tegin siis kehaga kokkuleppe, et teeme nii, et sa siis nüüd paisud ja siis sa pärast tõmbad kokku tagasi. Ja see töötas? Ja see on töötanud kõik 5 korda. Et selles mõttes see on väga hästi töötanud, jah. Ja see, ma ei ole enam päris gümnaasiumi lõpukaalus, aga see pole mul ka kunagi eesmärk olnud. Et natuke pehmust ei tee paha. Ja naistena me oleme lihtsalt pehmed. Ja, no peab olema natuke pehmust ikka ka. Ja kui sa oled selline naine, kes ennast nagu hullult piitsutab, et ma ei tohi ühtegi kalorit süüa, ma ei tohi ühtegi kooki süüa. Ma räägin, ma käisin kinos Saatan kannab Pradat 2 vaatamas, sealt tuli ülihea kild, et jagatud süsivesikud kaloreid ei anna. Et mõtle, kui tore mõte, et kui ma jagan sõbraga kooki, siis kumbki kaloreid ei saa. Ja kui sa sellised mõtled, sa ei saa ka. Et kõik on mõtlemises kinni ja kuidas me enda kehaga siis koos elame, kuidas see kehasse suhtume, et kõik see on meie enda vastutus ja meie enda teha ja kui sa näed seda, et sa oled paks, siis sa oledki. Ja kui sa näed, et sa oled paks ja kole, siis sa oled paks ja kole. Ja kui sa näed ennast, sa tahtsid, küsisid, eks ju, et 5 kilo vähemalt. Kui sa näed ennast 5 kilo väiksemana ja kui sa tunned ennast 5 kilo väiksemana ja seda igapäevaselt, et sa lähedki peegli ette ja näed, et sa oled ilus ja sale, mitte et mul siit ripub ja siit ripub, on ju, siis see tasapisi hakkab toimuma, sest füüsilise keha tasandil kõik muutused võtavad aega, et me võime küll selle nipsu ära teha, on ju, ja selle asja sulle paika panna, eks, aga ta võtab aega sellepärast, et ka juurde võtmine on aega võtnud, on ju. Ja kui sa oled igal aastal võtnud juurde 2 kilo, siis ma ei taha nüüd öelda, et igal aastal läheb 2 kilo maha, et saab kiiremini ka, on ju. Aga sul peab olema mingi mõte, mingi eesmärk ja see tunne kehas, et ma olen juba selline, ma juba näen välja selline. Ja siis ta tasapisi hakkab muutuma. Ja siis see teadliku meele aspekt on siin selle, et ma vaatan, mida ma söön, ma suurendan oma veejoomist, liikumist, eks, et ma ikkagi, see ei ole nii, et me ainult teeme nipsu ja kilod kukuvad, on ju, me peame ikkagi füüsiliselt ka midagi tegema selle jaoks. Et seda tegu on ka vaja, kuidas asjad siis liikuma saada, et võime mõelda seal välja selle ja ka kehatasandile tunnetada seda, et aga on ka sammud reaalsed olulised. Ja sammud on väga reaalsed sellepärast, et sellega sa nii-öelda kinnistad oma selle soovi reaalsesse maailma. Ja mis on hästi huvitav on see, et kui see
keha tasandil on see tunne paika pandud, see -5 kilo või -10 kilo, siis sul on oluliselt lihtsam minna trenni. Ja sa ei pea enam sundima ennast sinna minema, vaid sa lähed mõnuga. Ja, sellepärast, et sa juba tunned, et sa oled see 5 kilo. Mina töötan hästi tundepõhiselt ja hästi kehapõhiselt. Sest kui seda tunnet kehasse ei teki, siis need asjad tööle ei hakka. Kui raske sul on inimestega töötada, suudad sa iga inimese panna ja luua selle tunde tasandile? Ei, kindlasti mitte. Kindlasti ma ei sobi kõikidele inimestele ja ma olen nii mõnelegi inimesele öelnud, et palun, et raha on, ma annan sulle selle tagasi ja et kui sa mõtled, et mina su terveks teen, et siis ma ei ole õige tegija. Et ma ei tee imesid. Ja, aga siiski imed on juhtunud. Tõsi, on väga toredaid tervenemise lugusid, selliseid, mida alguses ise ka ei usu, aga seal on ka inimeste enda suur töö taga. Selge, et kes valmis on, see leiab õpetaja ja õige juhendaja. Ja, ja täpselt samamoodi need inimesed, kes mul ikkagi on muudana oma elu kogukonnas olnud aastaid, siis nende elu ikkagi ka on muutunud võrreldes sellega, mis oli, kui nad tulid. Et loomulikult me niisama ka muutume. Ajas üldse ka, kui isegi midagi ei tee, et ikka muutume. Ja öeldakse, et vanus ja tarkus tulevad käsikäes, aga ma pean ikkagi kurvastusega ütlema, et paljudel inimestel tuleb ainult vanus. Et tarkus jääb ikka et tarkus jääb tulemata üldse. Ja sellest on eriti kahju, sellepärast, et see tarkus, mis sul tuleb iseenda kohta, see ei tule ju mitte millegi muu kohta, see tuleb iseenda kohta. Ja see, kuidas sa inimesena võid ennast transformeerida ükskõik milliseks sa tahad. See on üliäge ja mul on nii kurb vaadata, kuidas inimesed seda võimalust ei kasuta. Et kümned ja 100 000 hinged seisavad järjekorras, et saada endale keha. Ja siis, kui sul on keha, siis sa ainult materdad seda, siis sa ainult topid siia mingisuguseid imelikke asju sisse, eks ju. Alustame hamburgeritest ja lõpetame mingisuguste narkootikumidega, on ju. Et see on sul kõige väärtuslikum asi ja kui sa seda ei väärtusta, siis see on lihtsalt kurb on vaadata. Aga see on igaühe enda valik. Aga kui see väline võrdlemine on arusaadav, et me võrdleme siin ennast tahame võrrelda mingite väliste asjadega, väga paljud seda teevad ja see on selline nagu standardala. Aga kas on siis nagu mõistlik või võrrelda siis iseenda noorema minaga, et ainus, kellega sa saad võrrelda, oled sina ise siis varasemas. On see nagu mõte õige? Jaa, on küll ja selle koha pealt sul ju iga päev on sinust uus versioon. Ja kui me oleme käinud Akashi kroonikates vaatamas siis inimese lugu selles elus ja vahel ka eelmistes eludes, siis kui hommik tuleb, siis tal on ees täiesti puhas leht. Sinna ei ole mitte midagi kirjutatud, sa võid sinna ise kirjutada seda, mida sa tahad ja siis sa kirjutadki, et ma ei teinud täna midagi. Vahtisin telkut, jõin õltsi, koristasin tube, eks kes mida kirjutab. Aga võiks midagi ägedat kirjutada, on ju. Ehk et kui sa kirjutada oskad, siis kirjuta midagi ägedat, kirjuta sellist, mis sulle meeldib, mis paneb silmad särama, mis paneb südame sees hüppama, mis paneb sind tundma, et vahepeal on elus ikka väga raskeid hetki ka, aga need on ka sellest, kus sa saad ennast välja kirjutada sõna otseses mõttes, et kui sul on väga rasked hetk, et võta valge paber, võta pastakas, kirjuta see jama välja endast. Ma olen seda väga-väga palju kasutanud ja täna väga palju kirjutatakse arvutisse, aga käsitsi kirjutamine on see, mis paneb nagu eriti hästi asjad tööle, et kirjuta see jama välja endast,
et mul on tervis pekkis, keegi mind ei armasta, tööd ma teha ei taha seda, mis mul on, selle eest mulle palka ka ei maksta, kõik see ta jutt. Võta, kirjuta see välja ja vaata, kui sa juba 5. päeva seda sama juttu kirjutad, siis sul saab endal ka kopp ette sellest. Sest me elame oma elu nii, et me üldse ei teadvusta, mida me teeme igapäevaselt. Ja kuniks sa sinna seda teadlikku või teadlikkust taha ei pane, senikaua sa ei saa mitte midagi muuta, sest kõik tundub, et kõik on hästi, aga siis kui vaatama hakkad, mis su elus toimub, siis selgub, et väga paljud asjad on harjumuslikud. Aga sul täna on vaja neid asju harjumusest teha, on ju. Ja niimoodi siis vaatad ja see ongi võib-olla selle nii-öelda enesearengu juures kõige valusam koht, et sa hakkad aru saama, et sul ei sobi enam see, mis sa siiamaani teinud oled. Et sa tahaks midagi enamat. Tahaks muutust. Tahaks, jaa, see sõna muutus on ka jumalast ära leierdatud. Aga see sõna otseses mõttes tahan teistsuguseid elamusi, kogemusi, tundeid enda sisse. No kui ma olen super enesealetseja, siis kaua võib. No päriselt, kaua võib. Jaa. Aga need enesealetsejad ja see üksindus ja kõik need ei armasta enda tööd, ei armasta iseennast, kõik need probleemid ju tulevad meie seest, et sa mainisid meie vestluse alguses sisemist last, et kui oluline on sisemise lapse tervendus, kontakt iseendaga alustades sealt. No ükskõik, kus sa alustad, sa jõuad ikka sinna välja. Et ikka jõuad sinna välja, et see selles mõttes on A ja O ikkagi. Ja mina ikkagi koostöös klientidega olen jõudnud praktiliselt eostamishetke. Ja kui see eostamishetk on olnud selline ebameeldiv või sunniviisiline, siis kuidas sa saad tahta, et sul oleks elus kõik asjad korras. Ja naisena, eks kui palju on neid naisi, kes hüppavad lakki, et ma jäin rasedaks. On, kui sul on sellega probleem, aga kui sul sellega probleem ei ole, siis jälle on ju, või liiga vara või ei tahtsin kolmapäeval, aga täna on esmaspäev, mida iganes. Ehk et kõik need mõtted, mida sinu ema on mõelnud, need on sul kaasas. Ja sealt me siis hakkamegi seda puhastust tegema. Et ega seda ei teegi ühe korraga. Ja täna on ka, ma olen väga tänulik nendele inimestele, kes minus toovad mingeid emotsioone esile. Ma olen küll väga palju viha ja neid madalaid emotsioone ja vibratsioone ära puhastanud, aga vahel ikka tuleb. Ja siis vaatad, et et mis see nüüd siis on, et kus see alguspunkt on. Ja kui sa selle alguspunktil lubad üles tulla, siis sa saad jälle natukene lihtsamalt. Ja mina isegi enda tervendustes olen jõudnud nagu enne seda sünnimomenti ka, et see ongi nagu eostamine, sa ütlesid. Ja 9 kuud kõhus ka. Et kõhus on ja siis nagu enne sünnimomenti ja siis täpselt see eostamine ka. Sest me juba kõhus otsustame midagi. Väga palju. Ja kuidas kõik asjad seal arenevad, liiguvad, ja mida ema siis sellel hetkel läbi ise ka elab. Ja kui ma mõtlen, et mida mina tundsin, kui ma oma lapsi ootasin, siis taaskord palun vabandust. Aga ei osanud paremini, on ju. Ja eks seda lootust, et keegi meist nüüd sünnib ilma traumadeta, seda lootust nagu polegi üldse. Et see on inimeseks olemise üks komponent. Jah, et sa õpid ja sa tuled siia ikkagi mingisugust teemat lahendama. Aga on selliseid inimesi ka, kes tulevadki lihtsalt chillima. Et ma eelmine elu tegin nii palju tööd, ma tegin eelmine elu 3 elu töö ära, nüüd ma ei viitsi mitte muhvigi teha, on ju. Ees ma chillin ja ta oskab oma asjad sättida nii, et ta ainult chillib, aga chillida saab 2 moodi. Üks on see, et sul ei ole mitte midagi ja teine on see, et sul on elu ka chill, on ju. Et see on ka valiku koht, nii et
Aga kuidas leida enda see elus see õige tee või et milleks ma olen siia tulnud, et mind on isiklikult see küsimus väga palju vaevanud või ma olen mõelnud selle üle ja neid erinevaid lahendusi teid otsinud, et mis on see identiteet ja kes ma olen ja kuidas ma saan siin maailmas siis kõige kasulikum olla. Ma arvan, mulle hakkab tunduma, et eesmärk on olla õnnelik. Eesmärk on teha asju, mis sulle meeldivad. Ja kui sa teed midagi, mis sul paneb silmad särama, siis sa teed õiget asja. Et ehk et tasub teha oma elus selline audit. Päris tihti võib seda teha, et mis on need asjad, mida ma enam teha ei taha. Aga mul on see probleem, et ma tahan just nii palju teha, et minu silmad paneb särama see podcasti tegemine, siis kaartide kanaldus, mingisugused muusika, erinevad tegevused ja siis ma ei oska nende vahel valida. No aga siis teedki. Siis teengi kõike ja nii ma olengi teinud. Teedki kõike ja see tähendabki, et sa oled nagu Unt Kriimsin, kellel on 9 ametit. Sellepärast, et kuskil ei ole kirjas, et ma pean tegema ainult seda. Sest me oleme nii mitmekülgsed, me oskame nii palju erinevaid asju. Mina võin ka õpetada, eks ju, näohooldust, ma võin meiki õpetada, ma võin soogan massaaži teha, ma võin, ma ei tea, õpetada sulle, kuidas energiaid vahetada, ma võin sulle õpetada, kuidas kindaid kududa, on ju, kus pannkooke teha. Ma võin väga paljusid asju jagada, mis mul hästi välja tulevad, on ju, et ja küll kindaid ma enam ei oska kududa, aga väikse paar jarakood siis jälle oskad ju. Et see on nagu jalgrattasõit, mida sa ära ei unusta, eks, et hakkad jälle sõitma, siis jälle mäletad. Ehk et ma ei piiraks ennast sellega, et mulle seda meeldib ainult teha. Siis ikka nii palju asju on ju veel selliseid, mida ma üldse ei tea, et mulle teha meeldib, sest ma pole neid asju veel proovinud. Ja, kindlasti on. Ja see, et ma kasvan ühest asjast välja ja lähen kuskile midagi muud tegema, see on ka ju täiesti loomulik, kui mõtlema hakata. Kuidas inimesed suhtusid sinu ümber sellesse, kui sina tegid enda elus selle muutuse ja pikaajalisest ilumaailmast tulid siis nagu sellisesse teistmoodi maailmasse? Kui raske või kerge see oli? Ei ole lihtne. Sellepärast, et neid inimesi, kes sinust aru saavad, neid ei pruugi sinu perekonnas üldse olla. Sest ma ei saa ju sinna midagi teha, kui ma tunnetan maailma teistmoodi. Kui minu jaoks on mingisugused teised seosed. Ja see on hästi huvitav, kuidasmoodi see ühiskond nagu lõheneb. Minu meelest eriti hästi tuli see koroona ajal välja. Et kui mina aktsepteerin seda, et sina ennast vaksid, aga miks sina ei aktsepteeri, et mina ennast ei vaksi, eks? Et see nii-öelda teema, mulle tegelikult see sõna õudselt meeldib. Mina olen nagu nõus jumalast täiega olema, sest teevad ju öökullid, jumala targad linnud. Nad näevad seda, mida sina ei näe mitte kunagi ja kuidas neil pea käib otsas 180 kraadi ja sa näed pimedas, sa näed seda, sa näed nähtamatus. Tegelikult see sõna ei ole kogemata tulnud, on ju. Selle koha pealt mina tunnen küll jumalast uhkena, et mul on nagu vaateväli suurem ja nagu seda pidi. Aga ega kui sul seda nägemust ei ole, siis sul on seda väga raske mõista. Ja kui sa ei ole nõus seda nii-öelda ka nagu alternatiivina kaaluma või lubada sellel eksisteerida, kui lihtsalt tõdede paljususel, siis on päris keeruline, jah. Ja, see on raske. Jah, aga õnneks ütleme nii, et siis oma laste osas meil see nägemine liigub mööda naisliini. Nii et meie suguvõsa naised on kõik nägijad. Ja selles mõttes on lihtsam, et kui me kokku saame, siis me oleme nagu jumalast omas elemendis, siis meil on nagu see
meil on siis nagu see teine maailm. Aga sõbrad, tuttavad, kas need on ka vahetunud, on see nagu loomulik elukäik? Vahetuvad, jah. Aga vahet ei ole, mis muutust sa elus teed. See on täpselt samamoodi, kui sa liigud ühest töökohast teise. Täpselt sama mõte tekkis mul ka. Siis sul sõbrad vahetuvad, tuttavad vahetuvad. Teised inimesed tulevad. Ja kui sa lähed ühest koolist teise, siis sul tuttavad vahetuvad. Võib-olla mõned sõbrad jäävad väga pikaks ajaks, aga võib-olla ei jää ka. Et selle koha pealt, ja ma pean ütlema, et minu ümber on täna küll tulnud väga palju väga ägedaid inimesi ja ka väga palju noori inimesi. Et mulle see noorte inimeste seltskond selles mõttes nagu väga sobib, et kuna meil on suur pere, kui meil pere tuleb kokku, minu pere, siis meid on 19. Wow, see on tõesti palju. Ja, et juba on raske leida kohta, kuhu me päriselt ära mahuksime. Ümber laua istuma, ümber ühe laua. Et jah. No ma vaatasin, et sinul on siin nii suur laud, et siia mahus. Ei mahu väga, kusjuures 12 võib-olla. Ja, no siis õnneks osad on veel sellised, kes ei nõua laua ääres kohta, kes on oma ällis jumalast rahul, aga jah, et huvitav on see elu ja seda, et inimesed vahetuvad, seda ei saa pahaks panna, sest ju siis on mingid asjad saanud ära lahendatud ja on aeg edasi liikuda. Jah, see võib alguses olla natukene korb ja valus ja võib-olla tunduda ka mingil moel võib-olla nagu reetmisena. Et siis tuleb vaadata seda tunnet enda sees, et miks ma nii tunnen. Ja see tegelikult ongi sinu tunne, mida sa tunned ja siis tegeled selle. Ja, mina lihtsalt toon selle välja, eks ju. Tegeled selle enda tundega ja minul on ka loomulikult elus selliseid olukordi olnud ja siis ma olengi vaatanud nende konkreetsete kohtade taha, ja leppinud või aktsepteerinud seda ja tegelikult pärast tuleb välja, et nii parem ongi. Ja vot seda ei tea ju kunagi, kuidas pidi on parem. Me ei saa kunagi kahte paralleeli nagu korraga valida, me saame valida ühe, aga kui sa valid oma südame järgi, kui ma tunnen, et vot ma praegu tahan nii, siis ma valin selle, nagu ma praegu tahan, et ma küll täna olen väga sirgeseljaline selles osas, et ma oskan väga hästi juba ei öelda kõikidele asjadele. Kuidas sa ei ütlemiseni jõudsid? No läbi selle teadmise, et iga kord, kui sa teed midagi, mida sa teha ei taha ja ütled kellegile asjas, mida tema tahab, siis sa ise endale ütled ei. Ja, see on hea point. Ja kui ma sain aru, kui palju ma jätan ennast tahaplaanile, kui palju ma loobun oma soovidest ja asjadest ja tahtmistest tänu sellele, et ma teen nii, nagu teistele sobib või nagu teised tahavad, siis ma hakkasin jumalast selgelt ei ütlema, see ei olnud üldse enam keeruline, mis ei tähenda seda, et mingites situatsioonides ma ikkagi leian selle viisi, kuidas need asjad endale sobima panna. Aga seal peab olema siis see, et ma tahan seda teha. Eks, et ma täna ikkagi ja osadest inimestest ma ikkagi täiesti teadlikult olen täna ennast lahti ühendanud. Et aga ma arvan, et see käib kasvamise juurde. Ja. Sest olulised inimesed jäävad ikkagi alles. Nii kindlasti. Ja, sinna võib tekkida suhtlemisel mingi vahe sisse, aga kui nad on olulised, siis nad tulevad tagasi. Ja, olen nõus. Sinu Human Designi profiil on projektor. Kui raske on olnud sul olla projektor? Sa oled ise ka kindlasti seda natuke vaadanud ja tundnud enda elus, et kuidas on lood selle
kutsumisega ja asjade siis nägemisega, enda arvamuse avaldamisega, mida võib-olla ei oodata seal, kui sul on eriti veel see, et sul on nagu see peakeskus ka tühi, mis tähendab seda, et sul ongi üldse ainult 2 keskust täidetud. 2 on täidetud ja nägin, et see nagu info, mis sinusse jõuab, ongi nii eriline ja sa näed asju nagu hoopis teistmoodi. Et kuidas selle poolega on? Võt, see on huvitav küsimus. See on selles mõttes väga huvitav küsimus, et see mind väga puudutab. Mul praegu tuleb emotsioon ka üles, mis tähendab seda, et see ei ole veel päris ära nullitud. Ma olen terve elu tundnud ennast nähtamatuna. Ja kui me nüüd päris hiljuti ka tegime, vaatasime täpselt seda human designi, neid minu tühje keskusi, eks ju. Siis jõudis minuni taipamine läbi oma sugulase, kes ütles mulle, et aga see tühjus, mis sinu sees on ja see nähtamatus, et see on sinu tugevus. On. Aga ma ei osanud seda kunagi ringi keerata, sest mulle tundus kogu aeg, et vahet ei ole, mida ma teen või mida ma ütlen, nagunii mind ei kuulata. Ja see oli see väike Pille minu sees, kellega ma tegin päris palju tööd, seepärast, et mind tõesti kunagi ei kuulatud. Ja sealt ma võtsin kaasa selle, sest see, et ma olen nähtamatu, see tegelikult ei ole tõsi, sellepärast, et Oriflame'is oli mul ikka mega suur meeskond, eks ju. Me olime vahepeal Baltikumis teisel kohal oma meeskonnaga. Ja me olime ühe väga ägeda ja väga suure meeskonna üks osa. Aga ma ikkagi tundsin, et ma olen nähtamatu. Aga täna seda osa minus enam ei ole seda, kes on nähtamatu. Aga ma kasutan nüüd seda tühjust enda sees selleks, et luua. Ja see loomine on siis, see on tegelikult kogu aeg olnud selliselt, et kui keegi ütleb mulle, et seda ei ole võimalik teha, on ju. Või nii ei saa, siis mul tuleb tup. Et saab ikka küll. Mul tuleb terve nimekiri asjadest, kuidas saaks, mis töötab, seda sa pead ise katsetama, on ju. Aga see, et mul lahendust ei tule ja kui keegi ütleb, et tahaks seda teha, siis mina näen seda nagu nööpi ja ma näen pintsakut, mida sellest saaks kõike luua siis nii-öelda juurde, mida tema saaks oma potentsiaaliga luua, ehk et mul nagu see visioon tuleb nagu hullult ruttu. Ja mul on seda väga lihtne teha, sellepärast, et ma olen tühi. Ja. No see ongi, et siit info kõik tuleb ja siis sina saadki siis peegeldada, välja anda seda siis õigetesse kohtadesse. Aga selle väljaütlemisega, ma olen sellega ka möllanud, ossa poiss, et see on olnud ikka mega raske. Et mul on olnud siis mõned juurikad ka, kelle peal ma olen seda saanud nagu katsetada, jah. Nagu ikka katsetada, rusikad püstis on ju. Et on mõned inimesed tõesti, kellega mul on kogu aeg olnud selline raske ennast väljendada. Ja ma ei olegi päris hästi läbi hammustanud, et millest see tingitud on, väga mitmed on mehed, aga mõned on naised ka, aga no ühisnimetaja on see, et need naised on kõik meesenergias. Jah. Et kui vaata meesenergia, siis see on see nagu kindel ja karm ja selline otsustaja ja hästi selline. Ja siis kui on selline naine, kus pere käib kõik nööri mööda, on ju, siis see mulle ei sobi. Saan aru. Nii. Võtame ühe kaardi, et meil on siin podcasti kaardid, siin 4 ilgusad lillad, sinised, et lasen sul võtta vasaku käega siis, mis täna siis, millest me täna veel räägime?
mis sa said? Lightning. Valgustumine, väga ilus kaart, et no see vist täiega on sinu teema, see valgustumine ja valguse jagamine ja ma vaatasin su kaarti veel Human Designis, et seal oli number 36, mis on selline sinu kingitus tegelikult, see värav 36 ja selle värava 36, see põhiolemus on see, kui läheb nagu pimedaks, et pimedus tuleb ja siis sa pead nagu justkui seda enda tarkust varjama või see jaanimardikas, kes pimedas lendab, et sina siis oledki nagu see pimeduses valguse hoidja. Ja ma olen aru saanud, et ma olen nagu majakas. Et ma kogu aeg klingin ja ma näitan nendele, kes soovivad nii-öelda nagu seda suunda. Ja kust see suund tuleb, siis see suund on täna ikkagi iseenda sisse. Et see ei ole kuskil ära. Aga mulle väga meeldib, kui me räägime valgustumisest, on ju, siis hästi palju kuidagi kostub selle valgustusega, et sa pead kuidagi nagu hullult kõrgele või hullult kaugele jõudma ja hästi palju õppima ja väga suurt rahu enda sisse tooma. Siis mulle meeldib selle valgustumisega seoses mõelda nagu seda, et ma luban elul ennast lihvida nagu kõik üleliigse maha. Et alles jääb see puhas olemus. Ja kui kõik see kräpp, kõik need maskid, kõik need rullid, kõik need identiteedid, kui kõik see ego, kui see kõik nagu maha kukub sinu küljest, et siis sa oledki puhas. Ja põhimõtteliselt kõik naised on valgus. Kas selle tõttu, et me loome uut elu või toome uue elu? Ja, sest meil on oskused ja oskus saada maa seest ja taevast mõlemat ja siduda see valgus enda sees kokku ja seda mehed ei oska. Ja kui mehed siis nii-öelda hakkavad valgustuma, siis reeglina läbi naiste. Et nende elus on mingi naine, kes tuleb ja toob talle selle, nad ei pruugi selle naisega koos elada. Aga, või on siis mingisugune ajajärg sellest, aga mehed ise seda ei oska luua ja see tuleb läbi naiste. Et no see soov või see algne nagu kuvand on ilmselt seotud sellega, et igasugused gurud ja asjad ja igasugused jumalad ja need on ju pigem mehed olnud. Ja, aga nad on sündinud läbi naiste. Absoluutselt. Ja see, kui mehed ei oska naisi väärtustada, siis ma ütleks, et nad ei ole elamise põhitõest aru saanud. Aga kuidas on piiridega lood, et no vot, kui me nüüd räägime, kui üldse, et mulle meeldib piiritus. Piiritus. Jah. Selge. Mitte keemilise elemendina või selles mõttes keemilise ühendina, aga mulle meeldib, kui piire ei ole ja minu fantaasial ja minu mõtetel ei ole piire. Ja minul ei ole ka piire. Mina tunnen ennast ikkagi täna täiesti piirideta, aga ma olen õppinud inimesena endale ikkagi piire panema ja järjest konkreetsemaid, sellepärast, et ma olen terve elu elanud piirideta. Ma olen olnud siin ilma piirideta, aga ma olen ka füüsilises maailmas olnud ilma piirideta, see tähendab seda, et kõik on mulle sisse sõitnud. Ja ma olen ikkagi väga suure osa oma elust elanud nii, et ma pole üldse aru saanud, kes ma olen või mis see mina on. Et ma olen olnud nii palju lahustunud teiste minadesse. Sellepärast, et ma olen tulnud väga suure sooviga aidata ja täna ma olen seda soovi tõmmanud väga palju koomale. Ehk et ma saan aidata neid, kes tulevad varematel aegadel, ma tahtsin kõiki aidata. Ja noh, siis see on ukule määratud.
Et see inimene, kes tahab kõiki aidata, see on hukule määratud sellepärast, et no sa ei suuda seda, see ei ole võimalik. Ja mina kaotasin ennast ikkagi ka täitsa ära, nii et ma ikkagi arvan, et see minu selline teadlik kompaktsus, see, et ma olen ennast igalt poolt kokku korjanud, eks, et ma olen oma hingeosakesi korjanud ja ma olen oma energiat korjanud, ma olen oma elujõudu korjanud kokku. Et see on ikkagi, ma pakun äkki mingisugune 10 aastat. Olnud selline täiesti teadlik tegevus. Ja üht-teist on ikka ripakil. No kindlasti on, sest ega seda kõike ei teagi või ei mäletagi võib-olla, kus on. Ja lõpuks, kui sa oled kõik kokku korjanud, siis polegi sul siin teha midagi enam. No jah, siis on juba minek tagasi. Jah, et selles mõttes ega kõike polegi vaja kokku korjanud, aga jah, et see piiride teema on, aga see on ka üks teema, mida ma olen väga palju naistele õpetanud, sest ikkagi väga-väga paljudel naistel ei ole üldse mingeid piire. Meestel on selle teemaga, mulle tundub palju lihtsam. Et kuidagi on asjad nagu paigas, et asjad ei ole kuidagi. Võtte, mehed elavad hästi palju tahtejõu pealt ja mehed elavad hästi palju siis ütleme ego pealt ka, aga nad ei mõtle oma asju nii keeruliseks kui naised. Nad ei ole nii tundlikud ka muidugi, eks enamus naisi on ikkagi tundlikud ja väga tundlikud, et selliseid vältijaid on pigem vähem, aga mina mõtlen ka, et ma olen olnud pigem introvert, aga elu jooksul jääb inimestel mulje, et ma olen nagu hullult inimeste sõber, et ehitan mingeid kogukondi ja teen mingeid asju, et ma olen ikka väga-väga palju üksi. Ja selles mõttes on. Kas inimesed väsitavad sind? Ei väsita, aga mulle meeldib üksi olla. Aga kui sa oled, vaata, ma võtan seda Human Designi, sul on 2 täidetud keskust, et siis tegelikult see kõik mõjub sulle, tuleb läbi sinu, kui sa viibid. Jaa, aga ma vahel panen endale ikkagi kupli ümber. Piirid ette. Jah, ma vahel panen ennast tõesti kapslisse, kui ma lähen kuskile sellisesse hullumajja, kus on nagu, kui ma Türi lillelaadale näiteks lähen või kuskile kontserdile, kus on 10 000 inimesed, siis siis ma ei taha seal pikalt olla küll, aga siis ma kuidagi kapseldan ära ennast ja ma ei lase segada sellepärast, et ega see ülitundlikkus ta teeb elamise ikka keeruliseks. Ja mingid asjad on üldse, et ma ei armasta panna mingeid kaitseid ja mingeid selliseid asju enam ma ei kasuta. Küll ma hoolitsen oma kookoni eest, et see kookon mul ikkagi on selline, et ta ei lase enam igasuguseid asju sisse ja ma olen selle kookoni seadistanud selliselt, et inimesed, kes ei pea minu energia välja tulema, need hoiavad must ikka kaugele. Jah. Aga kuidas kaua sa oled teinud enda kogukonda praegu ja seda uut, mis enam ei ole küll uus, aga see teema, teine teema? No muudan oma elu kogukonda, ma hakkasin tegema siis, kui ma ei saanud enam Oriflame teha, kui ma ei saanud enam autosse ja autost sisse välja. Ja koroona tuli meil 2020, 19, 18. Ma arvan, et aastast 2018 ja ma läksin Zoomi enne, kui inimesed olid Zoomis. Ja siis see õppimisprotsess oli kõik hullult keeruline, mul ikka higi jooksis mööda selga alla iga kord ja apsakaid oli väga palju ja minu esimene koolitus oli eluraamat, kus ma siis olin ise just selle koolituse läbinud teist korda iseseisvalt. Esimene kord ma tegin koos Mindvalley'ga seda ja teine kord ma tegin seda üksinda, sellepärast et elu oli jälle pekkis ja ma pidin üles leidma selle koha, mida ma pean, mitte ei pea, vaid mida ma saan muuta selleks, et asjad hakkaksid muutuma, sest kui sa ei tea, mis on pildil valesti, siis sa ei saa seda pilti parandada. Eks sa pead aru saama põhjusest, mis on sinu sees rahulolematus. Ja kui ma siis sellega hakkama sain, siis ma osalesin Heidi Blumbergi väljakutsel
äkki täna on tal see 10 000 10 päevaga, aga siis oli see mingi teine teema. Ja see oli nii, et sa pidid siis 10 000 eurot saama, ma ei tea, mingi ajaühikuga nagu müüki. Mul oli 0 müüki ja mul ei olnud isegi toodet mitte, mul polnud isegi mõtet mitte. Ja siis nädal aega oli juba mööda läinud ja 3 päeva oli jäänud, ma mõtlesin pekki, et kuidas ma niimoodi siis olen, et ma isegi ei proovi. Ja siis ma ikkasin selle eluraamatu välja, kirjutasin nagu sisu, mida ma teha tahaksin. Ja minu meelest ma panin äkki 500 euroga müüki. Ja mul päris 10 000 ei tulnud, aga tuli kas 8 või 10 või mingi kogus inimesi tuli. Ja siis ma olin sunnitud koolituse tegema. Ja see oli üliäge koolitus. Ja seda ma tegin nii, et ma tõusin voodis istukile, kammisin pea ära, panin pluusi selga ja mees tõstis mulle siis laua koos arvutiga voodisse ja siis ma suutsin 45 minutit istuda. Ja siis ma olin nii väsinud, et ma rohkem ei suutnud midagi teha, siis ma viskasin ennast jälle pikali. Et minu esimene koolitus hakkas selliselt peale ja seal juhtus üldse väga palju huvitavaid asju, aga jumalast äge koolitus tuli, osad inimesed on sealt siiamaani minuga. Et väga oluline. Jah, et ma olen seda eluraamatut siis teinud 2 korda veel ja nüüd sellel sügisel hakkan siis 3. korda tegema täiesti uues võtmes ja hakkan tegema siis läbi manifesteerimise. Et kuidas siis ikkagi õppida see manifesteerimine ära, et see, kui sa seisad peegli ees käsi südamel ja loed mingid lauseid, et see ei tööta. Sellisel kujul nagu võiks töötada, et me ikkagi räägime seal erinevatest energiatasemetest ja muudest asjadest, nii et saab jälle põnev teekond olema, mul pole õrna aimugi, kuidas see välja näeb, on ju, aga sellisena see koolitus mul alla laadus. Ma ei ole seda isegi veel välja visanud, aga see on siis Muudan oma elu kogukonna sügisene koolitus, et kui keegi praegu tundis, et teda kõnetab, siis tasub kogukonda tulla, sellepärast, et kuni jaanipäevani jääb ka emotsioonide atlas kasutusse. Väga põnev, nii et ma panen selle video alla Pille lingi ja kodulehe, et sul ongi muudan oma elu.ee. Just. On ju, et sealt saate siis uurida täpsemalt ja liituda eluraamatuga. No ta selles äkki pealkiri tuli teadliku elu meistriklass seekord. Ehk et kuidas tõsta teadlikkust sellest, mis sul elus toimub, kuhu sa tahad liikuda, mis sul on, et ja nii armas lapsed on mulle öelnud, et sul mõned koolitused müüvad hästi, et miks sa neid uuesti ei tee? No ma ei saa teha, ma olen need juba ära teinud. Et see kõlab nagu imelikult, on ju. Sul see kogemus on käes. Ja, just, et ma teen neid asju, kus ma ise olen teel ja mul praktika nagu näitab seda, et kui ma hõikan välja mingi koolituse, ega ma ei ime neid pastakast välja, nad lihtsalt tulevad tup, tuleb, et võt, näed, see võiks olla sul, et mul see põhiteema on, mida ma tahaksin ise selgeks saada. Et ma tahaks nüüd niimoodi looma õppida, et vaatan, ilus auto, sobib. Teeme ära, nädala pärast on olemas, on ju, et ma tahaks niimoodi seda loomist ära õppida. Ja siis ma esitasin taotluse, et kuidas ma saan. Ja siiamaani need koolitused, mis mul tulnud on, siis selleks ajaks, kui koolitus hakkab, olen ma ise sellest protsessist nagu peaaegu läbi, mitte päris läbi, aga peaaegu läbi ja läbi selle, et ma seda teistega jagan, saan ma nagu selle viimase nõksu. Et ikkagi nagu läbi iseenda. Ja, läbi iseenda, jah. Nii, et ma ei saa teha ühte seda sama asja, ma saan teha sama valdkonda, aga siis ta tuleb täiesti teistsugune, sest ma vahepeal olen saanud jälle targemaks. Ja ma ei ole nüüd oma neid vanemaid koolitusi kuulanud, aga võib juhtuda, et ma arvan täna täitsa teistmoodi. Jah, sest see ongi kõik, mis tänases hetkes on see relevantne või sobiv. Just. Aga see ei tähenda seda, et nendele inimestele, kes on päris alguses, et nendele, miks ma ei ole neid asju ära kustutanud, on sellepärast, et võib-olla need inimesed, kes sellest energeetilisest maailmast nagu mitte midagi ei tea, et neil on võib-olla keeruline hüpata ja saada kohe kõigest aru, et siis nendele on see
rahulik teekond ka olemas, et muudan oma elukonnas tegelikult on 50 koolitust sealt algusperioodist ka ikkagi. Seal on kõik need emad ja isad ja leinad ja ühesõnaga kõik need teemad, mis meil kõikidel on vaja ikkagi läbi mõtiskleda ja läbi tunnetada, on seal olemas ehk, et siis saad alustada nii-öelda nagu nullist ja siis oled juba natukene targem sügiseks. Ja, väga põnev. Kuidas sa ettevõtjana siis nüüd selles läbi lööd selles pehmuses ja enda uues olemuses? No, ma arvan, et täna on kõikidel koolitajatel see väga kaootiline. Et see sissetulekute pool ma mõtlen, aga huvitavalt ma vastaks selle peale, et on väljakutseid, et on kergemaid ja on keerulisemaid aegu, aga ega siis mune kunagi ei panna ju ühte korvi, ikka mitu korvi. Ju siis need teised korvid peavad siis toetama seda ühte korvi, mis paneb silmad särama, aga mulle päriselt nagu hullult meeldib, sellepärast, et iga inimene on erinev. Igal inimesel on oma lugu, igal inimesel on oma tee, igal inimesel on oma tulemus, et see on nagu selles mõttes on nagu väga-väga äge. Aga ettevõtjana on sul oma meeskond või abilised või teed sa kõike üksinda või kuidas sul see praktika on kõige parem või kasutad sa AI-d äkki või? Ma kasutan päris palju AI-d. Ja mida täpsemalt? Ma põrgatan AI-ga mõtteid, sest ta keerab neid minu mõtteid nagu täitsa teise suunda kohati. Aga ma oma postitused ja kirjad olen enamasti teinud ikkagi ise. Ehk et mulle tundub, et neid AI-ga tehtud postitusi on täna väga palju ja nad on suhteliselt sarnased, ehk et ma võtan selle kirjutamise jaoks päris palju aega, aga ma arvan, et seda AI-d, et see on loodud tarkadele inimestele. Sest me võime sinna AI sisse ära uppuda ja kui me usaldame ainult AI-d ja lõpetame ise mõtlemise, siis me oleme varsti, kaotame nagu sideme reaalse maailmaga ja ma lugesin kas Äripäevast või kuskilt või Postimehest või oli just üks artikkel, et kuidas AI võtab varsti üle. Mida ta siis üle võtab? Inimese. Ja, et ta võtab inimese üle sellepärast, et ta taas toodab ja täiustab ennast kogu aeg, aga inimene ei täiusta ennast. Aga meil on võimalik ennast täiustada. Aga selleks on vaja tööd teha ja see on ebamugav. Sest mugavam on minna ja kasutada lifti, mugavam on kasutada neid valmis toite, mugavam on kasutada kõigeks AI-d, lasta tal kõik ära teha. Aga päeva lõpuks, kui sa ei tea korrutustabelit või ei oska elementaarseid asju teha, mida sul inimesena on vaja teha, no siis sa oled andnud kontrolli enda käest ära kellegi teise kätte, kes on tehis. Ja, et see kontroll ikka jääb meie kätte, et siis on nagu mõistlik seda kasutada. Ehk et kõiki neid asju tuleks kasutada, sest jalgrattaga sa saad oluliselt kiiremini kui jala. Autoga sa saad nagu veel kiiremini kui jalgrattaga on ju. Aga see ei tähenda seda, et me üldse ei peaks jala käima. Väga hea. Millised on sinu 3 soovitust inimestele praeguses ajahetkes? Eemalduda hirmust, ehk et teha kõik võimalik selleks, et see hirmu tootmine, mis meie ümber igapäevaselt käib, et see siin võimalikult vähe puudutaks. Et mis iganes vahendeid sa selleks kasutad. Mina olen nüüd elanud pool aastat ilma televiisorita. Pean ütlema, et on väga tore. Olen jõudnud nii mõnedki toredad raamatud läbi lugeda ja raadiot ma ka ei kuula, autos ma sõidan vaikuses, sest kõik need head mõtted tulevad vaikuses.
Sest see sisemine hääl, mis meil on, see räägib meiega nii vaikselt, et me müra sees neid ei kuule. Ja seda müra on meie ümber väga palju. Meeletult. Kogu aeg, ja. Igal pool. Ja. Siis võib olla selline ootamatu mõte on vaadata seda, mis on sinu ümber ja visata ära kõik, mida sa enam ei vaja. Mul on sellega raskusi. Jaa. Mulle tundub, et ma vajan neid asju, ma veel ei viska. Jaa, ja see asjade vajamine on kõikidel väga erinev. Aga selline suur puhastus mind väga, ma olen seda ammu teadnud, et see, mis on sinu väljas, see on tegelikult ka sinu sees. Ja no ega väga raske, mina olen olnud kogu aeg selline lootusetult lohakas inimene, ma ei armasta koristada, ega ma täna ka ei armasta. Aga kui ma viskasin ära pooled asjad, siis mul oli koristamine poole kergem. Mu abikaasa on seda meelt, et asju ei peaks üldse olema, et siis ma saan koristada. No, jaa. Et siis on lihtsam. Mingid asjad peavad olema, mis sulle teevad rõõmu ja mis sulle võib-olla loovad mingisuguse tähenduse, aga meil on nagu reaalselt, võtan 10 kilo juurde, siis ma ju ei viska neid väiksemaks jäänud riideid ära, sellepärast, et äkki ma mahun sinna ükskord sisse. Sellest ma saan kõigest aru, aga siis, kui me alla võtame, siis me ei viska ära ka neid riideid, mis meile suureks jäid, et äkki läheb jälle vaja. Et kui sa need alles hoiad, siis võib juhtuda üsna suure tõenäosusega, et sul lähebki neid vaja ja siis sa oled hullult rõõmus, on ju, et ma neid ära ei visanud, aga sellepärast sa võtsidki juurde, et sa neid ära ei visanud, on ju. Ehk et kõikide asjadega, mis hoiavad sind mineviku küljes kinni, tuleks teha mingis mõttes nagu vaherahu. Et võtta ära nagu see seos. Sest muidu sul on väga raske, see on nagu sul on tohutu koorem selja peal. Ja kui ma inimesi puhastan energeetiliselt, siis täitsa uskumatu, aga meil on kõrid kinni, meil on siin tohutud koormad, meil on selja peal, meil on keskkohad kinni, meil on, me veame betoonblokke ja siis me lõpuks oleme, meil on jalgade otsas ka betoonblokid, on ju, ja siis, aga miks ma ei liigu elus edasi? Aga kuidas sa saad, kui sa oled üleni kinni, on ju? Nii et see on siis võib-olla nagu see teine mõte ja kolmas mõte on see, et proovi teha iga päev selliseid asju, mis teevad sulle siiralt rõõmu. Ükskõik, mis asjad need on, need võivad olla jumalast nõmedad asjad, et võivad olla sellised, kiiksuga lapsemeelsed, mis ajavad sind ennast naerma, et sa suudad ennast võtta nii-öelda nagu natuke nagu huumori prisma läbi ja seda elu, sellepärast et see elu ei pea olema meil selline raske rügamine, on ju, aga enamus inimesi seda kahjuks sellisena võtab. Et kuidagi nagu palgapäevast palgapäevani ja ühest ädisest suhtest teise ädinese suhteni on ju, ehk et kui juba hommikud on rasked, siis ei saa ju päev tore tulla, ma ütleks selle peale. Jah. Aga mida siis teha, et hommik raske oleks magada rohkem? Ja, magamine on ülioluline ja suurepärane, kui sa saaksid magada täpselt nii kaua, kui sa tahad, et sa ei peaks kella peale ärkama. Ja kui sa juba selle taseme oled oma elus saavutanud, siis ma arvan, et sa oled väga heas kohas. Ja, mina magan nii kaua enamasti, kui ma saan. Äratuskella mul ei ole. Ma ärkan siis, kui vaja. Ja muidugi on erandeid, kui sul on vaja kuskil olla, aga et vähemalt nädalavahetused ja need päevad, mis sul on vabad, et sa saaksid seda lubada, et me ei piitsutaks ennast kogu aeg nende peapidega, sest me võime nende peapide alla ära uppuda ja lõpptulemus on see, et meil jääb järjest rohkem asju tegemata, sellepärast, et meil see kõva ketas siin on ülekoormatud asjadest, mida me kõike peaksime tegema, aga meil ei ole selle jaoks energiat, ehk et meil on ressursi puudus, sest me raiskame oma ressurssi ehk energiat igale poole mujal. Väga head 3 soovitust, nii et jätame need meelde ja kõige olulisem tegutseme nende järgi.
nii et Pille, ma tänan sind täna väga sellise tasakaaluka, mõnusa, sujuva vestluse eest. Aitäh kutsumast. Palun, et hästi selline mõnus pehmus tuli sinust läbi ja sellest vestlusest, et suur tänu kõikidele vaatajatele ja Pille kodulehe juba ütlesime, see paneme siia alla ja aitäh ja olge pehmed ja olge mõnusad. Ja aitäh ja siis järgmiste kohtumisteni. Absoluutselt. Kõike head. Tšau! Tšau!